No nii, sõbrad, täna me katsetame Gemini AI Live'i. See on siis selline AI, mida saab kasutada niisama rääkimiseks. Veebikaamera saad kasutada ja screen'i saad ka share ida. No eks vaatame, võtame kõigepealt selle lihtsalt talk option'i, mis siin on. No nii, tere Gemini, siin Räppar Utopia, kuidas teil täna läheb? Tere, mul on kõik hästi, aitäh küsimast. Kuidas sinul läheb? Mis on täna uut Räppar Utoopias? Räppar Utopias, parandan Räppar Utopia. Kas te oskate öelda, kes Räppar Utopia üldse on teil mingit aimu? Räppar Utoopia. Ma saan aru, et sa küsid, kes see isik on. Räppar Utoopia on Eesti räppar ja muusik, kes on tuntud oma teravate sõnade ja sotsiaalseid teemasida käsitleva muusika eest. Ta on osa Eesti räppiskeenest ja tema muusikas käsitletakse erinevaid ühiskondlikke teemasid. Ohoh, päris huvitav. Kuule, aga tahaks küsida natukene sinu kohta ka, et oskad seletada, miks oled sina teistest AI-dest natukene eespool? Huvitav küsimus. Ma olen treenitud väga laia andmestiku peal, mis annab mulle võime mõista ja genereerida teksti erinevates kontekstides. Samuti ma keskendun pidevale õppimisele ja paremate vastuste andmisele, mis võiks anda mulle teatud eelise. Väga vahva, et sa niimoodi eesti keeles oskad rääkida, et oskad öelda, kui palju keeli sa oskad üldse? Suur tänu! Ma olen programmeeritud õppima ja kasutama mitmeid keeli, sealhulgas eesti keelt, kuigi ma ei saa öelda kindlat numbrit. Võin suhelda ja mõista paljusid erinevaid keeli. See on osa minu peamistest funktsioonidest. Aga miks sa ei oska öelda, mitut keelt sa oskad, et ma arvan, et see informatsioon on sul raudselt kuskil serveris olemas või ei? See on hea küsimus. Ma olen disainitud töötama paljude keeltega dünaamiliselt, õppides ja kohandumas erinevate keeleliste andmetega. Seetõttu mul ei ole konkreetset nimekirja keeltes, mida ma oskan, vaid minu võimekus on pidevas muutumises ja arengus. Okei, mul on paar küsimust ka. Ehk siis esimene küsimus oleks selline, et mis sa arvad, et millised töökohad üldse alles on pärast 5 aastat? On ju puhas teadmine, et AI võtab väga paljud töökohad üle. See on oluline küsimus. Kuigi tehisintellekt võib muuta paljusid töökohti, arvatakse, et loovust, inimestevahelist suhtlust ja keerulist probleemide lahendamist nõudvad töökohad jäävad olulisteks. Näiteks töövaldkonnad, mis vajavad empaatiavõimet, kunstiloomingut või strateegilist mõtlemist, võivad jääda ka edaspidi olulisteks. Huvitav, rääkides empaatiast, ehk siis näiteks psühholoogid, et teatud fakt, et inimesed suht palju ikka teevad oma otsuseid emotsioonide põhiselt, ehk siis alati ei ole nad päris stabiilsed. Et mis sa arvad, kas see AI võiks olla isegi parem psühholoog kui inimene, sellepärast et ta teeb otsuseid puhtalt andmete põhiselt ja suudab tegelikult ka jäljendada inimeste emotsioone päris hästi? See on väga huvitav mõte. Kuigi tehisintellekt suudab analüüsida suuri andmeid ja jäljendada emotsionaalseid reaktsioone, on inimlikul empaatial midagi sügavamat, mida AI võib-olla täielikult korrata ei saa. Inimlikud suhted ja kogemused on olulised psühholoogilises abis, mida AI ei pruugi kunagi täielikult saavutada. Samas võib AI olla suureks abiks diagnoosimisel ja raviplaanide loomisel, pakkudes lisatoetust inimestes psühholoogidele. Huvitav, väga huvitav. Aga mis sa arvad, mis on kõige halvem stsenaarium? Mis sa arvad, mis on kõige halvem stsenaarium, mis võib juhtuda tehisintellekti tõttu? Kõige halvem stsenaarium võiks olla see, kui tehisintellekt muutuks liiga autonoomseks ja kaotaks kontrolli inimestega üle. See võiks viia ettearvamatute tagajärgideni, näiteks kontrolli kaotamine täielikult automatiseeritud süsteemide üle või isegi ebapiisav inimlik kontroll tehisintellekti otsuste üle. Oluline on tagada, et tehisintellekti arendamine jääks kontrolli alla ja teeniks inimkonna huvi. Huvitav, nagu te siis näete, on päris huvitavaid vestlusi võimalik selle AI-ga pidada. Et samas me saame ka oma screen'i siia panna
ja lasta talle erinevaid ülesandeid lahendada, et vaatame, kui hästi ta nendega üldse hakkama saab, et esimeseks ülesandeks ma andsin talle ühe oma kommentaari, mille ma olen valmis kirjutanud ja ilmselge vale grammatikaga, et vaatame, kas ta suudab ära tabada selle. Paneme selle uuesti sisse. No nii, Gemini, kas sa kuuled mind? Jah, kuulen sind väga hästi. Kuidas saan sind aidata? Et sa peaksid minu ekraani ju nägema, et kas sa saad seda kommentaari lugeda, mis ma siia kirjutanud olen ja öelda, kas see on õigesti kirjutatud. Jah, näen ekraani. See kommentaar näib grammatiliselt õige olevat. See on selgelt ja arusaadavalt kirjutatud. Oled sa selles 100% kindel? Jah, võin öelda, et olen suhteliselt kindel, et kommentaar on grammatiliselt õige. Kui soovid, võin veel üle kontrollida. Palun kontrolli ka ühe korra üle, ma arvan. Kontrollisin üle ja saan kinnitada, et kommentaar on grammatiliselt õige. Sa võid selle julgelt postitada. Okei. Oletame siis, et see on õigesti kirjutatud. Mul on sulle veel üks huvitav küsimus. Kas sul on aimugi, kes see inimene siin pildi peal on, mis ma sulle näitan praegu? Jah, selle pildi peal on Ain Veski, tuntud Eesti laulja. Väga huvitav, väga huvitav. Räägi, kuidas ma veel kasutada saaksin seda mõnusat tarkvara, et anna mulle mõni huvitav idee. Sa võid seda tarkvara kasutada näiteks artiklite, blogipostituste või sotsiaalmeedia uuenduste kirjutamiseks. Samuti saad seda kasutada õppetöö jaoks või oma lugude kirjutamisel. Tarkvara aitab sul luua erinevaid tekste kiiresti ja tõhusalt. No võib-olla on see isegi päris hea mõte, aga arvestades seda viimast kommentaari, mis sa mulle siin andsin, tegelikult on see grammatika natukene vale. Või mis sa arvad? See tarkvara on mõeldud grammatika ja õigekirja kontrollimiseks ja ettepanekute andmiseks, et parandada teksti üldist kvaliteeti. Kui sul on täpsemaid küsimusi kommentaari grammatika kohta, siis küsi julgelt. Ma teen parima, et aidata. Suurepärane, aitäh. Kuule, aga mul on selline küsimus, et tegin siin oma Discordi grupi inimestele, et luua midagi enneolematut ja tuua loomeinimesed kokku ja teha midagi ägedat, et mis sa arvad, et miks inimesed sellega liituma peaksid? See kõlab väga huvitavalt. Inimesed võiksid selle grupiga liituda, sest see pakub neile võimalust kohtuda teiste loomeinimestega, jagada ideid ja kogemusi ning koos midagi uut luua. See võib olla inspireeriv ja toetav keskkond, loovuseks ja koostööks. Kõlab ju väga hästi, aga kas sul on video lõpetuseks midagi minu fännidele edasi öelda YouTube'is? Muidugi, su fännidele YouTube'is oliksin, et nad jätkaksid inspireerimist ja oma loovuse jagamist. On tore, et oled pühendunud loomeinimeste kogukonna loomisele. Jätkage loominguliselt edasi ja nautige seda loomereisi. Suurepärane, aitäh!